tere õhtust, et täna on meil siis selline õhtu, kus külas on meil Andrus Vana, Eesti tuntud selgeltnägija ja jutumees, kes räägib nagu asjad on, et ega ta ei olegi koolitaja, nagu ta ise ütleb, aga lihtsalt jutumees. No vaatame, mis juttu meil täna siis tuleb, aga põhiliselt üritaks rääkida ja miks ma Andrus kutsusin, et üritaks rääkida just tervisest. Räägime tervisest. Sest muidu vaata, sa räägid alati, et kuidas on lihtne olla ja lihtne elada. Aga mina vaata oma praktikas arstina kohtan tihti selliseid inimesi, kes tulevad ja tahavad, et ma midagi teeks. Muudaks nende elu paremaks. Ja see on nagu kunagi Hippokrates on öelnud, et kui sa tuled minu juurde ja tahad, et ma muudaks midagi paremaks, siis kas sa oled ise valmis muutma seda asja endas, miks sa sellesse olukorda sattusid. Et mingi asi sinus on viinud selleni, et sa oled selles olukorras ja seda asja pead sina muutma. Et ka mina arstina ei saa paljusid asju muuta sinu elus. Ma saan muuta tehniliselt ja süstida, ära lõigata, juurde mehaaniliselt, sa saad mehaaniliselt parandada neid just. asju. Ja sellepärast ma tahtsingi, et rääkida mitte sellist mehaanilisest hambaravist või üldse tervishoiust, vaid rääkida sellest poolest, et kas inimesel on üldse võimalus ise ennast tervena hoida ja kuidas see asi käib sinu arvates? Ja vaata, ma just tegelikult tahtsin alustada sellest, et kui ma esimest korda siin sinu kabinetti käisin, sa oled ka selline poiss, kellele meeldivad ägedad asjad. Tehniliselt peab olema, kõik peab nagu olema. Kõik peab äge olema. See on nagu mänguasjad. Sa ei võta tõsiselt seda asja selles mõttes mitte, et sa oleksid halb arst, vaid et vastupidi, sa ei tee sellest mingisugust hullu tähtsat asja ja siis see on nagu mänguliselt ägedad asjad, tänu millele sa oled nagu tehniliselt ka hästi pädev, eks, et see terve su see kabinet, kus sa seal teed neid asju, on seal nagu kosmosejaam, nagu selline suur valge nagu filmist. Ehk et mehaaniliselt, ma olen, teine näide on, mingi hetk, ma ei mäleta, mis põhjusel ma käisin kuskil EMO-s, ma olen käinud ja vaatasin, kui ägedalt me oskame tänapäeval inimestena mehaaniliselt lappida mingeid luid poltide ja mingite traatide ja asjadega ja mingisugused need materjalid on, ma ei tea, mingi klambripüssiga lastakse neid nahka kinni uuesti, kui oled lõkkatki teinud ja kõik, et see on nagu hästi käpas ja üldse see meditsiin oma olemuselt nende tagajärgedega oskame me nagu suurepäraselt tegeleda, aga need on alati tagajärjed. Ehk et mõnes mõttes, vaata sel hetkel, kui sul valus on juba, siis sel hetkel on see rong läinud, siis on kõik ära toimunud ja su keha annab valuga märku, et sa nüüd paraned mõnes mõttes, justkui nagu tehnilises mõttes, sest sel hetkel on alanud paranemise protsess, keha annab sulle märku, et oota ära nüüd seda lihast nüüd rohkem, ma ei tea, pinguta, istu korra maha, puhka, lubame tegeleme selle asjaga. Aga kui nüüd selle vastuse juurde tulla, et Maata, sa küsisid, et kas siin ennetamine või mis see on, siis see järjekord on alati hästi lihtne. Kõigepealt me magame maha inimesena üldjuhul selle leebe ebamugavustunde, kõhutunde, mis ütleb, et ma ei tea, ära mine sinna või ole täna rahulikumalt või keera hoopis sinna või kirjuta hoopis see kiri või midagi sellist, on ju. Seda me ei pea mitte millekski siis. Järgmisena tuleb selline sügavam juba selline, ütleme, halb tunne, väsimus tihtipeale, siis me magame selle maha, mille peale keha ütleb, okei, ei reageerinud veel minu signaalidele, minu biokeemilisele sellele, mis ma sulle ehitan siin, on ju. Kõik meie tunded, kaasa arvatud emotsioonid on biokeemiliselt lihtsalt mingi meie kehas, on ju. Siis järgmisena tulevad külmetushaigused, sest on teada, et külmetushaiguste kohta oled sa arst või oled sa see tavainimene, kõik me teame, et sõltumata sellest, kas sa ravid või mitte, oled sa nädal aega voodis, võta oma taskurätipakk kõrvale, joo teed ja puhka, on ju. Ehk et ongi keha ütleb nagu läbi selliste leebete asjade, et nüüd on puhkusaeg, on ju. Kui sa need maha magad, need signaalid ja ei tee muutusi oma selles ellusuhtumises, elukorralduses, nimeta kuidas tahad, on ju, siis järgmisena siis saab hakata juba käima vaikselt sinu juures ja teiste arstide juures ja kui sa need maha magad, siis sõltuvad sellest, kas sa oled
reinkarnisatsiooni või mis iganes sõna see on, selle usku, siis tuled tagasi või ei tule tagasi või mis iganes moodi sa seda elu vaatad, et aga see järjekord on alati sõltumata haiguse intensiivsusest, on alanud kuskil kohas, kus sa magad maha oma leebe halva tunde, oled maha maganud kõik need pidevad kroonilised väsimused, külmetushaigused, kõik selle asja, ehk et mulle on, ma ei eita, ma ei räägi, et viiruseid ja neid asju ei ole olemas, aga mina olen vähemalt viimasel ajal ikkagi nii, kui ma tunnen mingisugust ebamugavustunnet või mingit kuskilt väikest kraapimist kehast või mingisugust sellist asja, siis ma kohe peatun ja teen sellest, mis iganes jutumärkides kõrvale kaldest enda jaoks vestluspartneri ja küsin ta käest, et mis sa mulle öelda tahad ja seal on tavaliselt alati on kohe tuleb see nagu sõnum, kui sa oled harjunud endaga rääkima või enda kehas olema, selle asemel, et arsti juurde tormata, ma küsin, mis sa mulle öelda tahad, mu kallis keha ja siis ma saan muuta natukene oma seda suhtumist või korraldust või mõttelaadi, et jah, seda mulle hästi raske täna maha müüa, et mina olen siin käed risti rinna peal, olen eraldi ja siis on kõik ainult minu suunas on mingid halvad viirused, ma pean kaitsma ennast lisaaineid, et kõik algab meist ja meie mõtlemisest on võib-olla lihtne selline asi. Ma tahtsingi, sa siin viitasid sellest oma mõtlemisest ja asjast, et kas siis sa ütled, et inimene võib ennast nagu haigeks mõelda või? Mitte, et kas võib, vaid ma tahaks öelda, et pigem, et kõik inimesed mõtlevad ennast haigeks, et see on, sa hoiad oma tähelepanu millelgi, mis on sinu perspektiivist negatiivne ja sinu keha ja maailm, kes on kõik peeglid mõnes mõttes või nagu sellised indikaatorid, annavad sulle siis teada, millele sa tähelepanu kuidas pöörad. Ehk et ma toon selle vihma näite alati, et vihm on langevad veepiisad, mitte midagi muud. Vihm on oma olemuselt, veepiisad langevad taevast alla. Neutraalne, lihtsalt, ei ole positiivne, ei ole negatiivne. Kuni tuled sina, ütled, mul on teatrisse vaja minna, mul on sametkingad jalas, vihm on halb. Okei, maailm kui peegel vaatab, millele sa keskendud halvale. Nii, mis sulle veel ei meeldi? Sulle ei meeldi terve olla näiteks või rikas olla või heas suhtes või midagi. Või siis saad seda veel juurde ja juurde kogeda, sest tal ei ole midagi muud asja. Või põllumees oled, vaatad, näe, vihma sajab, vihm on hea, paned sildi külge ja keskendud positiivsele. Jah, et sageli ongi niimoodi, et kui sa ei kasuta oma aju ja oma mõtet, ei kuula ennast, eks ole, siis sealt need asjad hakkavadki hargnema. Ta läheb, me kukume käru pealt maha sel hetkel, kui me arvame, et me ei saa muuta ühte ainust asja, mida me saame muuta, et me ei saa muuta, mida me mõtleme. Vaata, inimesed ütlevad, et oletame, et see koroona on pannud meid, ma ei tea, tuppa vangi, me ei tohi väljas liikuda, me oleme mingid piiratud, isoleeritud. Minu halvas tundes on süüdi see, me näitame näpuga ja samal ajal magame näiteks maha, kuidas oleks võinud hoopis kogu selle tänu koroonale me saame, ma ei tea, vaba aega rohkem, oleks istunud kodus ja oleks tulnud mingi uus idee või asju, neid on nii palju näiteid, kuidas on praegu maailm läheb ilusti normaalselt kaheks, on ühed, kes saavad rikkamaks ja teised, kes jäävad vaesemaks. Ühed, kellel tulevad uued ideed ja lähevad muutustega kaasa ja muudavad ennast vastavalt sellele, mis olukord väljas on, ja teised, kes jäävad võitlema ja siis kogevad veel ja veel seda jama. Aga meie kontrolli all on see, mismoodi me vaatame vihma. See on seesama asi. Sa saad teatud aja hoida hingamist kinni, ja ei hinga, eks, natukene aega, aga mingi hetk su keha ütleb, kuule, ära nüüd pulli aitab. Kuidas sa nagu mõtled sellist asja, või kuidas sa seletaksid, et tõesti, et kuidas see inimene selle esimese momendi, sa ütlesid, et tuleb selle hästi leebe hoiatus, et et sina peatud, sa hakkad, mis on mulle kraabid siin, eks ole. Et kuidas inimene ära tajub, et oma tervisega, et kuule, et mingi asi ikkagi, et mul nagu ei ole päris okei olla, et me ju kõik tunneme,
et me läheme mingisse ruumi ei ole hea või mingi inimene ei ole mugav või see koht ei ole hea või et kuidas sa nagu, mis juhendeid sa annaksid, kuidas tajuda ära seda esimest leebet momenti, et kuidas kohal olla? See kohalolu esimene asi on, et proovida mitte reageerida. Vaata, meil on esimene, täiesti huvitav, ma olen aastaid rääkinud ja kirjutanud sellest, mitu raamatut, 100 inimesed käivad mu juures ja kas mingi pool nädalat tagasi, ma ei mäleta, mis asja ma tegin, mingit juhet või midagi ma lõikasin, mingisugust isolatsiooni, mingit asja ma lõikasin näpu otsast nagu lihtsalt nagu niimoodi, et oli kohe veri voolas, on ju. Ja esimest korda elus ma ei tormanud kohe mingisuguse plaastri järgi, vaid seisin kraanikausi juures ja mul tuli meelde, kunagi oli niisugune sari nagu Dr. House. Tuli see Dr. House'i mingi episood meelde, kus seal oli mingi veider selline anomaalia oli, et vahepeal veri hüübis ja vahepeal veri ei hüübinud, on ju. Ja siis mõtlesin, et oota, stopp. Ma olen eluaeg, 50 aastat kogu aeg on pidanud võitlema sellega. Kohe tuleb kinni panna, kohe tuleb, ma ei tea, mingi väike asi, no mida see ei jookse sellest tühjaks kohe, tilgub natukene aega. Ja lihtsalt lasin sellel näpu otsast tuli seda verd natukene ja mingi hetk lihtsalt nagu oleks keegi kraani kinni keeranud. Lasin veel veega üle, täiesti mingit valu ei olnud, mitte midagi ei olnud. Muidu ma mäletan, et iga kord paned nagu kohe selle verejooksu, peatad jutumärkides selle plaastriga, siis ta on veel valus. Siis ta nagu surve on seal või mingisugune asi, on ju. Ja et see on see, et reageerimine versus vaadata situatsiooni kõrvalt ja vaadata, et kas on ikka väga oluline. Maailm on täis olukordi, elu on täis olukordi, kus reageerimine on hädavajalik. Koheselt pead reageerima, korrigeerima mingisugust käitumist või liikluses või kuskil olema või mingi õnnetust ära hoidma või midagi. Aga enamus ajast on sul 100% võimalik lihtsalt istuda ja vaadata, mis asi nüüd hakkab toimuma või mis nüüd toimub, on ju. Ja siis sa saad otsustada. Me arvame, et me ei saa, et me peame reageerima, ei pea. Et kas me läheme sõdima või ei lähe, kas me hakkame kohe ravima või ei hakka, on ju. Et kui, tead, mulle meeldib mu enda hääl nii väga, kui ma saan rääkida, mul nagu see, ma juba unustasin su küsimuse ära, mis sa küsisid üldse, et mida teha või kuidas peatuda? See ei olegi oluline, vaid see, et kuidas seda esimest seda kohalolu nagu tunnetada, et nüüd on midagi nagu minuga vist, et kuidas ma nagu seda, et lihtsal inimesel mõista, et nüüd ongi nagu see moment. Panna nagu suu kinni, mitte suu lahti teha. Korra istuda maha ja lihtsalt vaadata. Elu imeb ennast kogu aeg, vaata seda meediat ja kõike seda asja, see on nagu kõik ümberringi kogu aeg, kõik reklaamid ja pealkirjad ja sildid ja värvilised tuled ja kõik proovivad kogu aeg meie tähelepanu endale saada. Aga sa ei pea minema nende asjade juurde, sa saad vaadata neid nagu justkui nagu pilvi, mis lähevad mööda. Ehk et see esimene hetk ongi, see on nagu jalgrattasõitu prooviks seletada. Sa pead seda kogema, sa pead seda ise tegema, sa pead otsustama, et sa nüüd proovid vähemalt järgmises situatsioonis nii hästi, kui sa oskad, nii kauaks, kui sa suudad jääda kõrvalvaataja rolli või alustada üldse sellest, et mitte oodata, et mingi asi hakkab nüüd, vajab su tähelepanu või vajab su reageeringuid, vaid istuda lihtsalt pargipingi peale korra maha ja vaadata neid lilli. Ja vaadata, et sa ei pea hakkama seletama nende lillede kohta mingid nimesid panema, et see on ilus lill või kole lill. Sa lihtsalt saad vaadata nagu mõnes mõttes nagu rumalana, aga samal ajal väga elusana ja väga nagu selgelt kohal olles. See on see üks kuulsamaid spirituaalseid või nagu selliseid ja lihtsamaid ja arusaadavamaid selliseid esimesi raamatuid on kohaloleku jõud ehk Power of Now, Eckhart Tolle kirjutatud ehk et see ongi see, et elu toimub praeguses hetkes ja see on sisuliselt, mina räägin, et sinu valida on alati, millele sa kuidas tähelepanu pöörad, on ju, tema sõnastab seda, et sul on võimalik kas reageerida või mitte, et sul alusta sellest, et sa kõigepealt oled kohal ja lihtsalt oled. Ja, väga hea, et sa selle just praegu esile tõid, toon näite tänasest päevast, kui üks patsient aastaid hiljem siis tuli jälle kohale. Et nüüd on mul aega enda jaoks, et minu elu on olnud nagu ikka, eks ole, oravaratas, aga kuidagi, et nagu pöörises või keerises, elu keerises, jah.
võib-olla ja kõigil on ju need keerised, kõigil on situatsioone, igasuguseid asju, kõik sõltub sellest, et kuidas me oleme kohal. Ja see oligi, et varem mul oli aeg, et ma pidin tegelema nende asjadega või teiste asju tegema. Aga nüüd mul on aega enda jaoks. Ja nüüd, kui on aega enda jaoks, siis olukord tegelikult on juba suhteliselt katastroofiline. Et nüüd pean hakkama mina sellest katastroofi olukorrast siis seda asja välja tooma mehaanikuna, eks ole. Et kuidas selliseid inimesi aidata, kes nagu ei elagi oma elu mingis perioodis, vaid peavad elama teiste elu, nende arvates. See on fantastiline küsimus selles mõttes, et kuidas aidata ja ma nagu proovin sulle lihtsalt seletada. Selles ei ole midagi vale, et ära võtta seda isiklikult või ära võtta sina isiklikult, kes iganes sa seda kuulad seal. Kui sina ütled, et oletame, et mina olen see abivajaja sinu perspektiiv, kui sa ütled, et mind on vaja aidata, siis mina pean sinu mängus olema see abivajaja. Mina pean olema katkine. Ehk et kui sina paned mulle selle sildi külge, et ma ei ole perfektne selles olukorras, kus ma olen, siis sa oled mulle juba justkui pannud selle negatiivse sildi külge või sellele maailmale, et maailm vajab abi või et need vajavad abi. Et see on kõige keerulisem on seda seletada emadele või lapsevanematele, kelle perspektiivist nagu on täiesti mõeldamatu, et sa ei toeta teda või midagi. Aga kuidas aidata, siis see maailm töötab ainult ühtemoodi. See maailm töötab mõnes mõttes kes on kuulnud seda kui peegelduse seadust ja kes on kuulnud seda kui külgetõmbe seadust, need on üks ja sama asi. See, mis sinust väljub, seda maailm peab sulle peegeldama. Ehk et kui sina tahad kedagi aidata, siis sina pead olema enne positiivne või majakas. Ehk et majakas on oma olemuselt, on justkui aitaja, on ju. Ta aitab laevu, kes on pimedal tormisel merel, eks. Näitab, kus on kodu. Ehk et ükski majakas ei käi sealt mäe otsast tormisel merel neid laevu käe kõrvalt võtmas. Majaka roll on kogu aeg põleda. Kui sina tahad aidata, siis sa pead usaldama, et on piisav, kui sina elad nii positiivselt ja nii vastavalt nii, kui sina oskad nii hästi ja kui sina elad niimoodi, et sa ei jäta ennast kõrvale, et sa ei lükka ennast edasi, kuni on hilja, vaid käid ja räägid kogu aeg, kuidas ma kohe, kui mul on mingisugune egoistlikult, see, mida me räägime, on egoism ja skisofreenia. Räägi endaga kõigepealt, kuula oma keha, vestle endaga enda sees ja ole egoist, ehk et pööra endale tähelepanu kõigepealt, ole majakas ja siis saavad teised sinu suunas tulla ja vaadata, miks sellel seal nii hästi on. Vaata, sama kui lennukites antakse seda, kes nüüd mäletab lendamisest midagi, eks ole, siis kõigepealt instruktsioon, et kui kukuvad hapnikumaskid, et ära siis hakka kohe teistele toppima, kõigepealt topi endale mask pähe. Sest sul ei ole mingit kasu, ja sa jääd sinna ette teistele. Siis hakka teisi aitama, eks ole, et kui sul endal kõik on hästi, et sa ei saa anda, kui sul ei ole midagi anda. Vaata, see on see kõige... Või sa annad nii palju, et sa oled ise lõpuks tühi, on ju. Ja see on kõige, ma toon alati näite, selle kõige rohkem läbipõlemisi, see ei ole mingisugune spirituaalne jutt või mingisugune asi, on igasugused need, kes on need ökovarjorid või ökovarjorid, need loodussõdalased, kes päästavad seda planeeti kogu aeg ja kaitsevad seda planeeti. Planeet on mõeldud selleks, et meil kui inimestel oleks kuskil koht olla. Sellel on ainult üks köhatus, üks vulkaan, ja pool kontingenti on kõik puhastatud. No Island alles näitas, eks ole, kuidas maakera kinni pandi korraks. Ja, et nagu selles mõttes, et ta nagu suudab ennast perfektselt ise hoida, aga kui sina panete sellega mängima sulle seda mängu, et ta on abivajaja või midagi katki, on ju, oi, sul tuleb hulle kommentaar hakkab tulema. No, aga ja, et sa pead olema esimene. Aga nüüd näiteks selline küsimus, et sa tegeled selgelt nägemisega ja näed asju selgelt ja ennustad ja näed ette asju ja oled selles väga tugev. Nüüd näiteks selline asi, et kas tavainimene saab ka kuidagi oma keha selgelt näha ja mõelda, et mis minus on
või et mis ma peaksin tegema, kas tal on sellist selget filtrit või tihti on ju niimoodi, et minnakse arstide juurde, et kuule, et aita, teeme röntgenit, et vaatame, mis mul on, aga ta tegelikult juba sisetunne ju talle ütleb, et tal on mingi sihuke asi või kuidas sina selgelt nägime? Just on seal värskelt on tulemas kursus ja raamat just nimelt selgelt nägemist. Ma kunagi tegin selle kursuse ja see oli hämmastav, kui palju nagu täiesti mõnes mõttes tavalised inimesed kirjutasid tagasiside, et kuule, jaa, näen. Küsimus on selles, et me käime inimestena kogu aeg ringi ja räägime. Me oleme nagu Euroopa lahtiste maailmameistrid kõik virisemises ja jauramises, mis meile ei meeldi. Me käime ja me loome foorumeid ja teeme gruppe ja kutsume teisi ja viriseme ja võitleme ja räägime kogu aeg, mis meile ei meeldi. Me räägime, aga me ei küsi. Millal viimati sa küsisid oma keha käest? Kuidas sa hakkad, keha ei räägi ju, sul ikka teise inimesega räägid, arstiga lähed räägid, mis see keha ei oska midagi. Keha on palju targem, kui me oleme. Küsi oma keha eest, vaata, kui vähe me küsime neid asju üldse, kui vähe me proovime uurida, mis meie keha meile rääkida tahab. Ja siis jaurame, et ma ei kuulegi seda. Sa pole küsinudki. Et selles mõttes võib-olla alguses on ta mõistuse jaoks natukene nagu selline arusaamatu, aga selgelt nägemine oma olemuselt on füüsikaline protsess. Mitte midagi muud. Maailm eksisteerib praegu. Kogu maailm, minevik, tulevik ja praegune hetk eksisteerivad korraga. See on kvantfüüsika. Seda meil tavakoolis veel ei ole õpetatud, aga kui sa lähed suurte füüsikute juurde, siis nad seletavad sulle, mis see on. Ehk et see ei ole nagu mingi esoteerika või nõidus või mingi, et sa pead Tiibetis 10 aastat olema alles siis, on ju. Ei, sa saad seda harjutada samamoodi nagu jalgrattasõitu, aga see eeldab seda, et sa vähemalt lubad eksisteerida võimalusel, et su keha tahab sulle öelda asju. Ja siis sa esimese asjana, vaata, kus me nagu takerdume on see, kui sa võtad raamatu kätte, nüüd sa tead, et see on ju täiesti loogiline, kõigepealt loed pealkirja, siis keerad lehte, seal on sissejuhatus, siis keerad lehte ja seal on juba hakkab mingi esimene peatükk. See on loogiline, aga kui nüüd mõistuse perspektiivist sa küsid mingi küsimuse, mingid kas selgelt nägemise küsimuse või oma keha käest küsid küsimuse, seda laadset, et räägi mulle siis midagi, siis me eeldame, et see peab kohe, ma tahan kohe kogu selle info enda kätte saada, ma tahan kohe teada saada. Aga ta hakkab samamoodi nagu raamat ennast avab. Sa suudad ju raamatut lugeda ainult sõnahaaval, lause haaval. Samamoodi saad sa neid pilte ja asju, neid vastuseid samamoodi sõnahaaval. Ehk et luba eksisteerida sellele, et su keha ütleb, lihtsalt annab sulle ühe sõna. Kõigepealt ühe sõna, siis ole rahulikult, oota, küsi. Nüüd saad keha juba justkui kõrvale panna, nüüd võtad selle sõna. Mis see sõna minu jaoks tähendab? Kogu aeg küsimuste, esitad küsimuse ja saad vastuse, sest küsimus ja vastus on alati lahutamatud paarilised. Probleem ja lahendus on paarilised, kuigi me inimesena näeme ainult ühte korraga, ehk et me näeme kas küsimust või vastust, aga kuna me kogu aeg oleme selles mittesoovimise või probleemi või jauramise või selle võitlemise laines, siis me tihtipeale ei kuule neid asju, aga hakka lihtsalt rääkima. Et nagu see, ma saan aru, see on niisugune massiivne ja paks jutt, aga alustuseks tee oma kehast vestluspartner ja vaata ja naudi, kuidas üllatuslikult paljud inimesed nagu kohe hakkavad saama mingisuguseid vastuseid ja nagu see on täiesti loogiline, kui mul selg valutab, ma kannan mingid koormad kaasas, niisugune nagu tassin kogu aeg. Nii kui ma selle olen ära otsustanud, et ma ei tee seda asja, mis mulle halva tunde teeb, kohe läks paremaks, või miski, et kui kõht valutab kogu aeg, ma ei seedi seda, ma ei seedi seda olukorda või seda asja või seda, mida ma teen või suunda või seda inimest. Mine ära sealt, pane kõigepealt see kõrvale ja vaata, kuidas kohe nagu keha reageerib sellele. Ta on vabrik, kes kogu aeg toodab meile läbi kemikaalid, annab meile teada, mis meie peas toimub, millele me kuidas tähelepanu pöörab. Nii on ja siit tuleb nagu selline lihtne ka võib-olla küsimus või, et väga paljud asjad, vaata, elus on ju meil niimoodi, et me kuidagi nagu pärime midagi, eks ole. Noh, me räägime siin geenidest, geeniravimitest, eks ole, moodsalt ja me ravime oma geene, eks ole, ja muudame seda ja oma soodumusi ja asju siin ja järjest moodsamaks läheb, anname verd, et geeniravimid siis saaksid tulla. Nüüd, kui on esimesed geenivaktsiinid nii-öelda tulnud, ütleme, et seda tüüpi geneetiliselt modifitseeritud asju,
et see on ju kõik, me oleme ühelt poolt oodanud ja nüüd, kui see on kohal, siis oleme selle vastu. Aga küsimus pigem või see, mida ma tahaksin sinuga arutada, on see, et kuidas sina näed põlvnemist ja seda geneetilist fooni üldse, et paljud inimesed arvavad, mul oli vanaemal see haigus ja asjad, et kas me saame kuidagi läbi konstellatsioonide oma tervist muuta või kas meil on ette antud sealt varasematest põlvedest mingid situatsioonid, mingisugused olukorrad, haigused, mida me peamegi mingid inimesed läbi põdema või kuidagi nagu hakkama saama sellega või kuidas? Me läheme jälle sellised mõnusad väikesed küsimused ja väikesed vastused, räägime elu mõttest ja räägime sellisest asjadest. Aga see on, tihti on, et mul emal oli ka, isal oli ka, mul peab see olema, eks. Ja just, et arst küsib, et kas sinu suguvõsas on olnud seda teist, on ju, järelikult sul on soodumus, on ju. Millest see soodumus tekib, on see, et me sünnime inimesena sisuliselt, me tuleme enne kui me inimesed oleme, me oleme plaaninud tegelikult mingit laadi kogemust kogeda. Mismoodi me nüüd, oletame, et me oleme tulnud kogema armastuse teemat, siis sõltumata sellest, mismoodi sa inimesena otsustad olla mingisuguses üksinduses pidevalt või olla mingis mõnusas paari suhtes, sõltumata sellest, see mittefüüsiline osa sinust, kes tuli sinuks kui inimeseks, saab oma kogemuse justkui kätte, on ju, selle teema kogemuse kätte, et see on meie inimeseks olemise vabadus, me saame siin justkui kõike teha, aga selle jõesängi piires, mida me enne olime tulnud siia tegema. Nii, nüüd osadel on, mõistad, see on nagu osa, kui sa tuled lapsena siia, sa oled täiesti puhas leht, on ju. Sa oled puhta sellise märkmikuga käid ringi, mis see on? Aga kas sa tuled puhta lehena või sul on tegelikult ette antud ikkagi? Sa oled tulnud selle hetkel, kui sa oled inimeseks sündinud, selle hetkel sa justkui unustad ära oma selle asja. Aga see, ütleme, elu suures plaanis või sina oma alateadvuse, mille iganes, igal juhul sa oled selles oma jõesängis. Kas sa ujud vastuvoolu või allavoolu või lased jõel kanda, vahet pole, selles jões sina oled, olen siia sellesse jõtke sa tulid, on ju. Et mina näiteks tulin lapsena siia maailma, on ju, vaatasin, mis see seal on, siin on seina peal, keegi ei näe, aga seal on suur selekas, on ju, küsisin, mis see on televiisor? See tuleb muretseda endale, oota, ma panen kirja, televiisor võrdub muretseda, okei. Mis see, ma tunnen, mingi liigub midagi, ma tajun, see on tõmbetuul, see teeb haigeks, selge, paneme kirja, tõmbetuul teeb haigeks ja niimoodi me kirjutame neid raamatuid, on ju. Osadel on nagu eluaeg, justkui nagu kogu aeg on rahaliselt või materiaalselt raske, on ju. Siis küsid, kui räägi mulle lapsepõlvest, samamoodi vanemad olid seal ees kogu aeg, vaevlesid, on ju. Ja teine on nagu, elab nagu kuni ükskõik, mis liigutuse ta teeb, ta on kohe rahaliselt kaetud ja saab mingit hullu kasumit ja kõike teenib väga hästi, on ju. Ja siis tuleb välja, et ta on mingi 0–7 eluaastani on olnud mingisuguses perekonnas, kus raha peideti diivanite sisse ja igal pool oli raha, sularaha oli kogu aeg nii palju, on ju. Mingisugused vanemad olid äriinimesed või midagi, eks. Et teie noored inimesed, kes te kuulate, siis vanasti pidi raha varjama, äri ei tohtinud teha, sellest pandi vangi. Ega ärimees ongi paha ja kahjulik, et sest sinu raha on tema käes, järelikult tema on süüdi, on ju. Aga sa rääkisid sellest pärinemisest ja asjast, ehk et aga kuidas sa põhjendad endale ära selle, et sul on mingisugune selline suurem haigus? Mul vanemad olid. Mõistad, sa annad nagu vastutuse ära selle eest, et selles mõttes, et me elame universumis, kus eksisteerib kõik. Ehk et kui sina ütled, et geenid on need, mis määravad selle asja, siis sina elad sellises reaalsuses, sest sa kirjeldad seda maailma selle raamatu põhjal, mida sa räägid, mille sa oled kirjutanud, on ju, su vanemad rääkisid, kuulsid arstide juttu, on ju, et geenid ja värgid ja sellised pärilikud haigused ja jada, on ju. Ja sa elad maailmas, kus see on tõsi. Enamus inimesi elavad sellises maailmas, kus on sellist juttu räägitud. Me tuleme sellest maailmast, kus võib olla mingisugune 50 aastat tagasi selle jutu eest, mida mina räägin, oleks ma ammu lõpetanud, kas tuleriidal või hullumajas, on ju. Täna vaata ringi on, iga teine saab juba aru, et me ei ole ainult need inimesed, me ei ole ainult need lood, mis meil on, on ju. See ei ole niimoodi, et see haigus, mis meil siin praegu on, et see kõik niidab maha, on ju. Osad üldse ei koge seda ja sõidavad samast rollis, eks. Ja osad on niimoodi, et on maskid ja kreemid ja vaktsiinid ja ikka on nässus, on ju. Ehk et ei ole niimoodi, et on ainult nii.
et arstiteadus on ka lähtub, et on ainult nii. Ja kuni me siis avastame, et kurat ikka vist ei ole nii ka, et on hoopis nii. Arstiteaduse kohta ma nagu ei oska või selle meditsiini kohta ei oska näidet tuua, aga ma toon sellise näite nagu eterniitkatus, asbest. Kõige parem materjal maailmas. Tuld ei karda, külma millegile ei reageeri, ilmastikule ei reageeri, midagi temaga ei juhtu, kemikaalid teda ei söö, on ju. Väga hea isolatsioonimaterjal. Aga kopsu ei sobi, järelikult kõige hullem materjal maailmas. Saad aru, kuidas me nagu muudame ja siis, aga kogu aeg me taome samal ajal rusikaga vastu rinda ja ütleme, et nii on, et see on nagu ainult nii. Aga kas seda geneetiliselt, ikkagi mingi teatud pärilikkus meil on, mõnedel on hambumusanomaaljad, mõnedel on, ma ei tea, mingid muud haigused, eks ole, et kas me kuidagi seda oma varasemat nii-öelda saame kuidagi ka ümber kirjutada või muuta juba, kui me oleme teadlikumad asjadest, et kuidas sulle tundub, et näiteks kõrge vererõhk on ju väga levinud asi, eks ole, meil ühiskonnas. Võtta siis kurat rahulikumalt. No, aga ma tahtsin öelda, et see on ju põlvest põlga, emal-isal oli kõrge vererõhk ja sul on ka, et siis kas ma saan ise muuta näiteks? See jutt ongi see, et sa võid öelda, mul vanematel oli, see on geneetiliselt päritud, mul on kerge vererõhk, mul ongi kogu aeg all, ma peangi tablette võtma. Ja teine tüdineb sellest tabletidest ära poole asja pealt ja ütleb, et ma võtan rahulikumalt, ma ei kavatse ennast hauda muretseda. Ma toon sulle enda puhul näite, ma olin õpiku näide astmaatikust. Nagu täis kogu aeg, iga talv, kui tulid esimesed külmad, siis kõik need õietolmud, igasugused muud tolmud, ma olin mingisugune stabiilselt kuni, ma ei tea, 40, ma ei tea, mis eluaastani oli kogu aeg see piip taskus, käisin ringi. Ja sõltumata sellest või see oli justkui nagu kogu aeg oli ühtemoodi. Küll mingisuguse haiglates olnud ja soolakaevandustes istunud ja mis iganes asju teinud on. Ja siis mingi hetk ma koristasin seda, vanasti oli kodus, mul tuleb täna, tuleb kohe tuju läheb heaks, kui naljakas asi, meil oli terve sahtel, oli ravimisahtel oli. Kodus oli selline sahtel, mis oli täis plaastritest kuni kõik võimalike tabletide asjadena. Ja koristasin seda ja vaatasin seda piipu ja järsku tundsin nagu sellist sügavat, nagu mul oli nagu täiesti kõrini sellest, mis kurat võtaks, see on nii tüütu asi. Ei lase suitsu teha midagi. Ja siis ütlesin, et kurat, aga see, mismoodi siis, kuidas ma olen mingi astmaatikuna, sest sinna käis lugu juurde, et see on sisuliselt on lõpuni välja, et lihtsalt seda saad ravimitega kontrolli all hoida ja manageerida, aga põhimõtteliselt sa oled, arvesta sellega, et sa oled nii varasest lapsepõlvest alates. Ja siis mul oli nagu selline nagu ma kuidagi alistusin või nagu tüdinesin ära sellest astmast kui haigusest ja järsku nägin episoodi enda sees oma lapsepõlvest, kus ma olin mingi 7 või 6-7 aastane, proovisin mingit lõnga ajada mingi läbi suure sukanõela või midagi ja märjaks teha seda ja tõmbasin kurku selle ja hakkasin tohutult köhima või nagu hästi siuke teravalt ja raskelt köhima. Aga mul oli ema, kellel oli hästi palju aega või nagu selles mõttes, ja ta oli lugenud kuskilt, et on selline pophaigus nagu astma. Ja kapteni proua kodus midagi teha ei ole, on ju. Oi, sul vist on astma. Ta oli just kuulnud mingit sellist asja. Väike poiss, kes vaatab ema kui ainust sisend väljund moodulit, mul on astma, okei. Aga kuna me olime siis nagu, ma ei tea, me olime teistest paremad, sest meil olid kilukonserve või valuutat või midagi. Siis me saime nagu praktiliselt järgmine päev, saime vabariigi kõige parema astmaarsti juurde. Astmaarst küsib väikse poisi käest, et minu käest, et kuule, et kui sa trepist üles jooksed, kas on raske hingata või? Jaa. Kellel ei ole? Ja siis ongi, ma kirjutasingi enda raamatusse, okei, ma olen astmaatik. Ja siis kuulasin huviga, millised astmaatikud on. Kui on väljas on õitsemised, kui lilled õitsevad, nuusutad lille, astma. Kui on esimesed nagu jäkkülm, kohe on astma. Ma ei tea, mis asjad, kõik ma panin ilusti kirja ja olin klassikaline astma. Aga kuidas sa sellest siis ära kustutasid? Nägin seda ja ütlesin nagu justkui nagu ütlesin, kurat, aga see oli ju lihtsalt lugu, mul läks karv kurku, ma ei ole astmaatik, mul läks mingisugune karv kurku ja ma jäin uskuma seda lugu. Ma kirjutasin oma raamatusse, et mina olen see. Et mina olen see mingi lause, mis mulle öeldi. Mina olen astmaatik, keegi ütles, et ma olen.
pärast loomulikult, kui sa räägid endale, ütled, et sa oled astmaatik, see on see loomise jõud, see on meie kui inimese tähelepanu jõud, see, kuidas me seda maailma loome. Me loome tähelepanuga, me loome nende mõtetega, nende lugudega, mis me räägime. Ma olen astmaatik, muidugi, kohe kõik füüsilised sümptomid olid nagu perfektsed, täpselt nii nagu õpikust. Päev peale seda, kui ma olin seda lugu näinud, kui viskasin vihaga selle kuradi piibu sõna ots mõttes metsa, ütlesin, ei ole mingi kuradi astmaatik, mul läks lõnga jupp, läks kurku, kurat võtaks. Ja mul ei ole kordagi olnud astmahoogu peale seda. Nagu null, mitte ühtegi korda, ühtegi episoodi. Sa mainisid huvitavalt just seda, mida ma olin küll hetkeks ära unustanud, mõtlesin, et mida ma sult küsin, et vaata see polkovniku lesk, eks ole, et lugesin ja lugesin, jah, raamat. Istus lihtsalt ja vingus. Aga ma räägin nagu sellest, et miks ma tõin selle näite, et inimesed loevad palju, eks ole, nüüd on ju doktor Google, see on täis diagnoose ja tarkus. See on fantastiline koht, jah. Et see doktor teab kõike ja nii ongi. Ja siis on hulk tervise ABC-sid ja muid eneseabi ja muid toredaid raamatupoed täis. Ja nüüd ma lähen poodi ja loen meditsiiniraamatut mingitest haigustest. Ja mina mäletan oma ülikoolis küll, et kui ma käisin nahahaiguste kliinikus ja õppisin nahahaiguseid, siis mul hakkas igalt poolt sügelema, et kurat, siis ma vaatasin, et seda ei tega mul, oi, äkki mul on see asi, siis lähed sinna selle sisehaiguste loeg, ma ka tunnen siit, et oi, mul on see haigus, eks ole. Sa hakkad nagu samastuma sellega. Jaa, sa võtad selle rolli üle. Jah, et minul seda ei ole, et lõpetage ära, kuule, ma lugesin seda ainult. Aga vaata, väga kergelt inimesed võtavad nagu kuskilt, keegi ütleb, või sa lugesid kuskilt ja siis hakkad ise diagnoosima. Aga vahest on ikkagi nii, et tänagi üks patsient ütles, et vaata, hea on tulla spetsialisti juurde, sa usaldad, ta teeb seda, sa tead, et ta on seda aastakümneid teinud ja ta on nagu teistmoodi vana vaatab asjadele, eks. Aga tavaarsti juurde tihti on nii, et ikka parem, kui sa ise ka päris palju tead nendest haigustest. Et kuidas siis on, et kas peaks ise väga palju teadma ja lugema või tuleks ikkagi rohkem usaldada arsti ja minna ja vaadata, et mis saama hakkab? See on nüüd selline koht, et jumala eest mitte mingil juhul lõpetada mingisugust tablettide võtmist, kui su arst on öelnud või midagi. Ühesõnaga, me kõik oleme erinevates kohtades, erinevas nagu sageduses või meelestatuses või uskumistes või lugudes. Ei ole sellist asja, et kõik nüüd tehke nii, siis te saate kõik terveks. Ei, mõni ei usu, et keha suudab ise terveneda. Mõne jaoks on väga hädavajalik käia arsti juures. Ja maailm on täis näiteid, kus on inimesed, kas ei ole rahalistel põhjustel või midagi on. Inimesed, sa tead ise neid lugusid, kus on uued hambad kasvavad, ma ei tea, mitmes set kasvab sugu, kui on mingid suguharusid leitud ja mingisugune täiesti harimata mingisugune mingi mägede poeg kuskil esimese ekskursiooni aeg läks Moskvasse, varastas mingisuguse jäätisest, ta ei teadnud, et ei tohi varastada, pandi vangi, vanglas löödi sahtel puhtaks, kuu aja pärast oli tal uued hambad suus, suurel inimesel, mis kurat toimub, pärast tuli välja, et ta ei teadnud, et on ainult piimahambad ja siis on jäävhambad või püsivhambad või mis need on. Lihtsalt teadnud seda. Paljud asjad ongi natuke arusaamatud. Jaa, et selles mõttes sellel küsimusel on, mina propageerin sisuliselt ühte asja. Hakake kuulama inimesena oma tunnet. Ärge proovige kõike välja mõelda, kõike nagu teadmisi või mingit sükest. Kui sa küsid, et kas see tasub guugeldada, siis ei. On sellest perspektiivist vastus, palun ära guugelda. Pane hoopis arvutikaas kinni ja proovi rääkida nii hästi, kui sa oskad oma kehaga. Vaata, mis ta sulle annab teada. Enamus, kes on mingi, kas Luule Viilma või kes on kirjutanud igast haiguste need tähendused ja asjad? On pakse raamatuid on kirjutatud need esoteerilised tähendused või spirituaalne tähendus, mis mingi haigus tähendab. Vaata, see ei ole mingi ebaloogiline asi, su keha kogu aeg näitab sulle ja sul on võimalik, igal inimesel on võimalik panna kokku nagu need pusletükid, et vaadata, kurat, ma ju selle asjaga muretsen sinna, ma ei tea, mitu aega juba ja mõni ime, et mul on siis siit valus või see on ju, et ära katkesta seda vana maailma või seda eelmise uskumise jada nagu niimoodi jõuliselt,
vaid hakka juurde panema sulle leebetes hetkedes nagu sellist, et enne kui sa nagu kohe tableti sisse võtad, iga tablett ootab 30 sekundit, oota võib-olla mingi südamehaigete värk on ju, seal võta kohe nii ruttu kui saad, aga põhimõte on ikkagi niimoodi, et enne kui sa reageerid, me tuleme jälle sinna jutu juurde tagasi, et proovi korraks, kas või anna võimalus, et su keha ütleb sulle, mis ta tegelikult olla tahab või teha tahab praegu. Äkki ta tahab lihtsalt korraks puhata, et sa ei pea isegi võib-olla kohe mingid gripirohtusid või asju, et võib-olla ta tahab, et sul oleks, ma ei tea, mesi paitab su kurku sooja teega või lihtsalt puhata natukene sooja teki all või kallistust või paid või midagi. No, vaata see sama nagu räägitakse nendest placebo-ravimitest, eks ole, et antakse ühed ravimid, teisele teist ravimit ja mõlemad paranevad, on ju. Just. Et siin ongi, et kas inimene oma mõttejõuga siis saab ennast parandada. Kas või vähihaiged, eks ole. Et kas sa ütled, et nii ongi ja ma peangi minema, eks ole, või see, et see ei ole üldse minu keha lugu, et ma loobun sellest. Et tore oli, sa näitasid mulle midagi, aga nüüd on kõik, nüüd ma lähen edasi ise. Just üks viimaseid eravestluseid oli, kus mul on, ta ei pahanda selle üle, et mul on üks cancerboy, vähipoiss, kes oli vähiga haiglas, kui esimest korda leidis mu või helistas ja siis tal oli ka, ma ei tea, mitme staadium või midagi. Ja esimene küsimus, ma küsin, et aga mis sa arvad, et peatume korra kogu sellesse, kukume kohe ravima ja siin ennustama, et aga tahad sa üldse elada veel, et on minu perspektiivist ju, mina sind ei tunne ja sinu elu ja äkki sa ei tahagi elada enam. Äkki sul on kõrini kogu sellest asjast ja sa lihtsalt vähitood nagu ettekäändeks praegu, et nagu lihtsalt hajuda ära, on ju. Ei, kohe täitsa selgelt tahan edasi elada. Okei, väga hea. Järelikult sa elad edasi, sõltumata sellest, et arstid ütlevad sulle, et sul on, ma ei tea, mis staadiumi asjad ja ma ei tea, mingi nüüd on minek, on ju. Ja nüüd on, ma ei tea, kuu aega tagasi või millal see esimene kontakt oli, et ma ei tea, nüüd on igal juhul kutt on kodus juba ja sõidab oma selle kärukesega, kui õpib uuesti käima ja teeb ja siis nüüd on ainus küsimus, et kuidas hoida lihtsalt lippu kõrgel, kuidas hoida ennast positiivsena, lasta kehal endast terveldada, kuulata oma keha, et mitte mingid, et saad aru, keegi teine tegelikult mõnes mõttes ei saa sulle öelda, et kui palju sa tohid oma lihaseid pingutada või midagi, su keha annab sulle teada seda. Kõik, kes on need maailmameistrid ja tipud, kõik igasugused Schwarzeneggerid ja need kõik, kes on need lihase, need teavad ise, need ei ole kunagi niimoodi, et Ott Kivikas ei ole ka, et treener ütles spetsiaalselt nagu seda. Alguses jah, sa saad mingisuguse nagu rutiini või nagu, et kuidas seda asja teha, on ju. Aga mingist hetkest alates sa pead hakkama oma keha kuulama, su keha ütleb, mida täna, kui palju teha, kuidas täna olümpiamängud käivad, eks ole, et tihti tippsportlastel on mingid lihasrebestused ja asjad, et ülepingutamine on ju. Just. Lähed sinna, kus ei ole vaja või teed nii kõvasti, mida ei olnud vaja teha. No jaa, aga jah, siis teie teisest küljest jälle, siis on vaata, kui tore kogemus on istuda jälle kodus, miski sul ei tööta või mingi see liha on rebenenud ja siis vaadata seda mängu kõrvalt. Et see on nagu tore on alati siin, me inimesena teeme suure inimesena või selles vahepeal siin, kus me oleme. Et lapsena me mängime ja vana inimestel on täiesti ükskõik sellest elust, on ju, need tembutavad, on ju. Aga me vahepeal suure inimesena siin kõik on nii tõsine, kõik on nii tähtis, kõik on nii eepiline, kõike peab kogu aeg, kõik asjad on peab ja läbi sellise kohustuse ja mingi kõik on raske ja siis ütleme, neil on vedanud. Ei, need on lihtsalt otsustanud mitte punnitada, võtta tunde järgi neid asju ja teha inspiratsioonist, mitte motivatsioonist ja asjad hakkavad sujuma. Mul on üks näide ühest kolleegist, kes kunagi aastaid tagasi helistas mulle ja küsis, et kas sa tunned maailmas mõnda head, kuna ma tean suht palju arste üle maailma ja mõnda head nii-öelda suu lõualuu näokirurgi, kes lõikaks ära kasvaja, tal on mingi keelekasvaja ja asjad, et öeldi, et vot nüüd lõigatakse tal keel ära, kõik lümfisooned, võetakse välja kuidagi rinnad ära, mis seal on, iga teema, põhimõtteliselt siis saad veel umbes võib-olla 7-8 aastat elada, on ju. Et kas sa tunned kedagi, kes saaks mind aidata, on ju. Ja siis ma mõtlesin, et milles nagu lugu on, et see oli aastaid tagasi ja siis
ma talle soovitasin ühte inimest, ta käis seal, tegi, aga mis juhtus temaga oli näiteks nii, et talle anti 6 aega nagu mõtlemise aega, et 6 aega hiljem läheb lõikuseks, on ju. Ta palus lihtsalt, et andke mulle 6 aega, ma tahan nagu iseendas nagu selgus saada, on ju. Et see tähendab ju oma karjääri lõppu, kõik asjad, on ju, et see ei ole nagu väga lihtne otsus, on ju. Ja ta käis kirikus. Ta hakkas kuulama oma keha, mis talle öelda on ja tegi mingisuguseid asju. Puhastusi 6 aega hiljem ta läks arsti juurde, arstid olid imestunud, et tal oli keelel ainult väike haavand. Nad puhastasid haavandi. Samal päeval, kui tal oli see lõikus, aga oli niimoodi, et ta vend oli jäänud, ta oli vanastes raadiotehases, kes teab, Tallinnas oli vanast seal Pärnu maantee või mis iganes Jõe tänava ristmikul on, eks ole, oli seal, jäi töötuks, eks ole, nagu see oli, uus aeg tuli, vanad, oskust polnud vaja. Vennal nagu mingit funktsioone ei olnud ja samal ajal, kui see kolleeg oli lõikuslaual, tema vend võeti ära kõrgesse. Tema tervenes täielikult, ta helistas mulle mingi paar päeva hiljem. Natuke nagu ta ei saanud hästi rääkida. Aga tema elu läks edasi. Ja nüüd on sellest möödas, ma ütleks julgelt mingi 15 aastat äkki või rohkem. Ta räägib väga hästi, tal on veel natukene kohalt, kerget on, hästi vähe on kuulda. Põhimõtteliselt on ta täielikult paranenud. Aga sellel hetkel, kui arstid talle ütlesid, oli tema elu lõppenud, 6 aja pärast ta pidi põhimõtteliselt umbes loobuma oma kehast ja 7 aasta pärast nii-öelda mulla alla minema või tuleriidale, eks ole. Aga ta tegi tänaseni ravib inimesi, 6 aega hiljem ta oli juba tööl, ta tegi tööd, 6 aega hiljem ta tegi tööd peale lõikust ja ainult puhastati, mis ta seal ütles, ma mäletan, see oli mingi 2 kopikaline, kes teab, võib-olla täna on see 2 euro sendine on enam-vähem sama suur, eks ole. Puhastati lihtsalt keelel haavand, et miks ongi see, et sinusugused inimesed, et väga palju just selliste mõttejõuga või sellise enese programmeerimisega inimesed suudavad iseennast parandada väga rasketest olukordadest. Mis sa sellest arvad? Nagu sa rääksid, see ei ole nagu arvamus, see lihtsalt on nagu sest maailm on tehtud energiast ja sellele energiale me anname oma inimesena, anname oma tähelepanu ka vormi. Meie keha on tehtud energiast, see tool on tehtud energiast, õhk on tehtud energiast. Kui minu jutt ei sobi, mine füüsikute juurde ja küsi, füüsikud teavad, nad ei ole veel näinud seda kõige väiksemaid neid osakesi, nad teavad, midagi on veel seal nende aatomite ja neutronite ja nende asjade taga. See on see kvantfüüsika jutt, eks. Aga näiteks selline asi ka, et vaata tihti on... see maailm on kõik plastiliinist, saad arvu? No ravimid näiteks toome kas või selle, et kas sa usud siin meil üle tee asub apteek, eks ole, kas sa usud seda, et sa oled apteeki, ostad selle tableti, et see on nüüd mingi tablett, aga sa ei pane talle nagu mõtet, et see on tegelikult samasugune füüsikaline või keemiline koostisosa, seal on looduspreparaate, seal on erinevaid aineid, eks ole, vähe on, mõnedes on ka ainult puhtalt sünteetika, eks ole, välja mõeldud asjad, aga väga paljud ju apteekides müüdavad ravimid on samad, mis on ka võib-olla toiduainetes sees, mingites õlides sees, mingites nii-öelda alternatiivkaubanduses, eks ole, et tegelikult see kõik on üks suur asi. Ja muidugi. Ja selles mõttes on, ma ei ütle, et see on halb. Mina näiteks mõnes mõttes ma nagu kõrvalt vaatajana kergitan kaabu ravimitööstuse ees. Ehk et see mäng, kuidas nagu maailmas ei ole head ega halba minu perspektiivist. On lihtsalt mingid asjad, mis mulle meeldivad ja ei meeldi. Et sellist asja ei ole, et et vihm on neutraalne, see saab olla neutraalne, kuni ma ei tea, oled põllumees või teatrisse mine. Aga sõda on halb, ei ole. Tänu sõjale on, ma ei tea, sõjatöösturi perekonnas, ta loeb uudist, et on sõda, on ju, kõik on. No, viib tehnoloogiat edasi ja annab tööd ja ma ei tea, kõik majandus ja kõik asjad on ju. Et see on selline lõputu vaidlus, mida või nagu ju teema, mida ei ole tegelikult ei ole lihtne nagu mõistuse perspektiivist arutada, aga kõik asjad eksisteerivad, kui sina usud, et on tablett aitab, siis võta tabletti, kallis.
kui sa usud, et piisab, kui sa käid saunas ja ütled mingisugused õiged sõnad või õigel kuupäeval lõikad juukseid või midagi, siis tee seda, on ju. Aga et ei ole niimoodi, et arstid on halvad või ravimid on halvad või ainult need töötavad, on ju, et siin maailmas eksisteerib kõik korraga ja see on sinu valik. Lihtsalt minu see soovitus on see, et vaikselt tüürin kuskile lõpu suunas ka, et mingi asi sellest maha jääks, on see, et alati enne, kui sa nagu kohe, see on jälle see verejooks, mis asi, usalda, anna aega talle 60 sekundit, usalda, et sa 60 sekundiga ei jookse näpu otsast, ei jookse täiesti tühjaks, on ju. Vaata, kuidas su keha tegeleb asjadega ise. Usalda, et tal on sulle öelda läbi nende tunnete, läbi füüsilise valude, haiguste, ta räägib sulle kogu aeg midagi, on ju. Et ei ole niimoodi, et kõik probleemid on sellest, et me sööme liiga palju suhkurt. Ei ole, kui mõni paneb tervete oma hammastega, paneb ainult pulgakomm on kogu aeg suus, no. Ja teine on, vaatas, kui nägi ainult mingit magustoitu ja kohe oli sahtel tühi, on ju. Et see usaldussõna on väga hea, et just, et väga palju arstkonnas on viimasel ajal just teemaks on usaldamatus. Vaata, inimesed ju guugeldavad palju ja inimesed loevad palju ja käivad ringi ja uurivad ja teevad ja et väga palju praegu ka, mitte ainult Eestis, aga üle maailma on teema just see usaldamatus, on ju, et patsiendid ehk inimesed minu jaoks, sõna patsient minust on üldse väga kummaline, aga noh, okei. Haiged, jah, et inimesed, kes tulevad ja käivad arsti juures, järjest rohkem on sellist usaldamatust, aga ma arvan, et see tuleb nende enda seest, see usaldamatus enda vastu. Et kõik algab meist. Mina olen kuulnud ja lugenud ja mitte näinud reaalselt, aga olen lugenud, võtame see hamba lugu, on ju. Ma olen lugenud seda lugu, et kuskil oli üks mees, kes kasvatas ennast tänapäeval, kasvatas uue seti hambaid, on ju, kuskil lihtsalt tühja koha pealt, on ju. Nüüd, mina ei usu seda. Ma usun, et sellel mehel võis see olla. Ma usun, et selline versioon eksisteerib. Ma olen näinud, et sisalik kasvatab uue saba. Mina ei usu, et mina saan seda teha ja mina tulen väga hea meelega sinu juurde. Ehk et see ongi see sõnum. Kaituge niimoodi, nagu sinu see raamat ütleb, et maailm töötab. Mehaaniliselt me oleme, issand jumal, kui lahedalt suudavad need kõik, ma vaatan praegu need proteesid ja asjad ja kõik, mis need on, et see ei ole isegi proteesid, need on mingid implandid ja ma ei tea, mis need materjalid ja need on niimoodi, isegi see, mis sa mulle aitasid panna, see on nagu, see käis nii kähku ja see oli nagu nii, lihtsalt pauh on, suu on hambaid täis ja ma ei pea enam tegelema sellega. Minu usk mina ei usu, et mina oleks saanud endale kasvatada uued sealt alt, on ju. Mina panin need. Kui sina usud, et sa saad kasvatada, tegele sellega. Aga see algab alati sellest, et peatu ja vaata natukene, et mis sinu sees toimub, et me ei pea alati olema niimoodi, et siin maailmas ei ole miski ainult nii. Et eksisteerivad kõik asjad ja vaata, kui palju paralleelseid, nagu paralleelreaalsusi on. Ühed täiesti vabalt toituvad ainult, ma ei tea, mingisugusest tüüpi õhust ja armastusest ja paarist banaanist, on ju. Ja teine ütleb, et sa pead 3 korda päevas, kui ma ei tea, sooja toitu sööma ja ma ei tea, mis lisaaineid võtma ja vitamiine ja neid asju, on ju. Aga nüüd võib-olla tõesti, et lõpetuseks, et küsikski sinu käest, missugune oleks sinu soovitus inimestele? Väga konkreetne, mida ta nüüd täna võiks ette võtta rohkem, enda tervise nimel? Rohkem olla nagu eluga kontaktis, läbi toitumise, läbi vaba aja mingisuguste asjadega. Ole lihtsalt, aga see ei tähenda, et nüüd peab nagu kohe mingisuguse 5-tonnise maastiku jalgratta ostma ja mingisugusele dieedile minema. Hämmastaval kombel on Eestis, kui mina vaatan sõltumata aasta-ajast, kui palju värvilisi värskeid asju poes on müügil, on ju. Kui sa kardad, et need on pritsitud või mingid geeniasjad, palun ära söö siis neid. Või kui sa kardad, et see ei saa puhtaks neid, leota siis äädika sees või midagi. Tee niimoodi, et oleks, aga proovi võimalikult palju olla eluga kontaktis läbi toidu, süüa võimalikult palju värskeid asju, lihtsalt pane neid juurde.
söö oma seda pakist, seda hakkliha, külmutatud hakkliha edasi, kui see on sinu menüüs või midagi, pirukaid või mis iganes. Aga hakka juurde panema rohkem elu. Ole rohkem, proovi rohkem olla värskes õhus need vabad hetked, mis meil on. Ära veeda neid kuskil niisama lihtsalt, pane soojad riided selga. Meil on kogu aeg võimalik, siin Eestis on võimalik ringi jalutada. Meil on nii palju erinevaid lahedaid aastaaegu. Et natukene juurde panna seda eluga kontaktis olemist. Räägi oma kehaga lihtsalt, tee endale ise paini. Kui sa häbened, sa tee üksi. Ole lihtsalt sõbralik enda vastu, mine vanni, las vesi kaisutab sind, on ju. Söö midagi värsket, ära nagu rohkem olla nagu selle, mida sa soovid, suunaline. Ole oma argipäevas rohkem selle elu ja tervise ja värskuse ja uue suunaline ja proovi vähem võidelda. Just ära pussi nii palju, eks ole, ära võitle ja ära pussi. Jah, et ära suru, et see tegelikult jah, et ole rohkem nagu selline kuningas. Ära kerja ja orja ja ole lihtsalt nagu siuke, kui täna on sellised vahendid ja selline tervis, käitu nendega, kasuta neid, mis sul täna on, neid vahendeid ja ole rohkem lisa juurde seda elu ja vaata, kuidas läheb kergemaks. Aga ma küsin, et kasuta neid vahendeid, no sina oled siin meil täna olemas, eks ole, räägid siin juba pikalt, et sa ei ole küll õppinud arstiteadust ja kõike seda, aga kuidas siis see selgelt nägemine on, et kas inimene võib oma tervise küsimustes pöörduda ka sinu poole? Mitte mingisugust vahet ei ole, elu eksisteerib korraga, on ju. Kui sina ei kuule seda, mida su keha räägib sulle, sõna otseses mõttes vestleb sinuga, siis pöördud minu poole, ütle, et kuule, näe, mul on siit selle koha pealt valutab, mis see tähendab? See tähendab, et see räägib sulle seda, on ju, tee seda, on ju. Ja nüüd on sinu vaba valik, siis kas sa usud seda või ei usu, kas sa kuuled seda või ei kuule, on ju, kas sa reageerid sellele või ei reageeri. Enamus inimesi saavad sellest aru, kurat, oli tõepoolest, ma olen juba mitu nädalat, ma olen kogu aeg nagu ei tahtnud sinna minna, aga ikka sundisin ennast minema ja nüüd põlv valutab. See on nagu nii need on kõik nii imelihtsad ja ma saan näha nagu seda, mis see selgelt nägemine ei ole mitte midagi muud kui see, et ma suudan kinni panna selle eepilise, tõsise ja ainult nii on loo, selle raamatu korra käest ära ja olla justkui selles kohalolus või selles kontaktis oma mittefüüsilise poolega ja näha seda, mis oli ja mis tuleb, on ju, sest need pildid, nii nagu raamatus kõik, isegi kui sa oled poole peal, sa tead, et seal on need lehed. Isegi kui sa istud kinos poole filmi pealt, sa tead, et seal on need filmi lõpukaadrid ka olemas. Et maailmas on kõik, elu on samamoodi, kõik eksisteerib, kõigel on mingisugune väga tugev potentsiaal just nimelt nii minna sinu puhul ja nii edasi. Aga kuidas sinuga siis ühendus saada, kui inimesel tekkis huvi nüüd oma elu lihtsalt elamise vastu ja tervena elamise vastu? Kuidas me kokku leppisime, et kõigepealt tuleb sinu juurde ja teeb hambad sinu juures koht. Ja siis, kui mina olen andnud saatekirja sinu juurde. Just partner tehib. Aga kui nüüd päriselt siis Andrus... sinna kuskile paneb, ma olen enamus ajast, esiteks, Andrus Vana, teist sellist nime ei ole. Googelda, seal on see koduleht ja need asjad olemas, aga jah, et paneme võib-olla pärast minu selle mingi lingi sinna juurde, aga jah, et Andrus Vana. Just. Ja meeme mõttus tahad endale väga-väga korralikku tehnilist määratust, tehniliselt teostatud määratust. Aga suur tänu, Andrus, selle jutuajamise eest ja selline oligi selline lühimõnus jutt sellest, et kuidas inimene ise saab tervena olla. Väga mõnus on valged metallokeraamilised hambad suus. Ei ole sul metallokeraamilised, sul on uued, hoopis tõus tehnoloogia. On uued, mul on mingid uued. Ja sul on teistsugused. Ma isegi ei tea. Sul on vana terminoloogia. Sul on see, mis sa kunagi lugesid raamatust kuskil. Aga tegelikult on midagi muud juba. See on hoopis teine, nagu sa ütlesid, kosmosest. Tuli kosmosest, kukkus alla ja saidki kohe. Aga suur tänu kõigile, kes viitsisid jälgida ja järgmiste kohtumisteni. Siin on puudu need asjad, et tuluka peab olema, kellele ma lehvitan. Sina lehvita ükskõik kuhu. Mina lehvita ükskõik.